No, Valgevene andis järele. Aga kui sa arvad, et see on läbi, siis usu mind, see ei ole nii. Tegelikult ei, ära usu mind. Lase ma selgitan. Millele ma viitan, on muidugi Zelenski eelmisel nädalal Valgevenele esitatud ultimaatum. Lõpetage Venemaa abistamine droonirünnakutega Ukraina vastu või me peatame teid jõuga abistamast. Ukraina president oli piisavalt lahke, et anda vastamiseks 7 päeva. Võib-olla oli ta täiesti hämmingus, et see ei olnud 2 nädala tähtaeg. Lukašenka oli veelgi lahkem ja vastas vaid 3 päevaga, kuigi meie saime olukorrast teada alles eile. Süsteemid, mida Venemaa kasutas, on nüüd välja lülitatud, kuigi see, kas need on päriselt välja lülitatud või ainult näiliselt, võib draamat pikendada. Ja seega tahan ma täna rääkida veel mõnest üksikasjast selle kohta, mis enne toimus. Selgitan taktikalist muudatust, mille Venemaa on viimastel päevadel teinud ja arutlen, miks see nii on. Ukraina jaoks neil päevil nähtav rünnakute vähenemine ei jää Valgevene taganemise pikaajaliseks mõjuks. Seejärel liigun edasi sellele, kuidas Venemaa käitumine sõltub sellest, mida Ukraina järgmisena teeb ja miks me pole veel pääsenud aktiivsete vaenutegevuste ohust Ukraina ja Valgevene vahel. Aga las ma alustan suurest muudatusest. Siin oli tüüpiline Vene strateegia veel mõned nädalad tagasi. Venemaa kasutab Valgevenest ida pool vähemalt 5 tavalist lennuvälja, kust regulaarselt saadetakse teele Shahedi droone. Need droonid liiguvad seejärel mööda Ukraina ja Valgevene piiri nii kaitseks Ukraina õhutõrje eest kui ka signaalide abil navigeerimiseks. Seejärel pööravad nad järsult vasakule ja suunduvad oma lõplike sihtmärkide poole. Lubage mul tuua mõned üldised numbrid, et anda teile aimu kogu probleemi ulatusest, märkides, et meil ei ole avalikke andmeid konkreetse probleemi kohta. 2025 aastal lasi Venemaa Ukraina pihta välja umbes 55 000 Shahedi tüüpi drooni, millest ligikaudu 32 000 olid tegelikud ründedroonid, mitte peibutised. Aastaste kogusummade puudumisel just Kiievi kohta võin öelda, et aasta kõige tihedamal päeval suunati linna poole 300–500 drooni. Aga pane tähele, et praeguse probleemi puhul võivad droonid rünnata mitmest suunast ning Venemaa ründab ka teisi linnu peale Kiievi. Seetõttu on väga raske täpselt öelda, mitme drooni puhul Valgevene kaasa aitab ning kõige parem on seda lihtsalt üldise probleemina kirjeldada. Valgevene enda andmete kohaselt oli aasta jooksul 1400 õhuruumi rikkumist ja 520 drooni kukkus Valgevene territooriumil. Siiski võtaksin neid statistilisi andmeid kui tegelike arvude alumist piiri. Suuremad arvud jätaksid valitsusest nõrga ja oma õhuruumi reguleerimisvõimetu mulje. Seetõttu on olemas motivatsioon probleemi tegelikku ulatust tegelikust väiksemana esitada. Mis puudutab mõningaid taktikalisi üksikasju, siis Venemaa on paigaldanud signaali edastid Valgevene tavapärastele mobiilimastidele. Need on sisuliselt sidesüsteemid, mis tagavad, et Vene Shahedid liiguvad õiges suunas. Need võivad samuti aidata droonidel taastuda Ukraina segamispüüdluste korral, kui selleks vajadus tekib. Eilse päeva suur uudis on see, et need signaali edastid enam ei töötanud. Nüüd, mida see täpselt tähendab, ei ole selge. On võimalik, et Venemaa lihtsalt lülitas lüliti välja ja nad enam ei edasta. Samuti on võimalik, et Venemaa demonteeris need või on seda tegemas. Igal juhul on lühiajaline mõju selge. Viimastel päevadel ei ole piiri ääres toimunud massilisi Shahedi rünnakuid. Spekuleerides selle üle, mis kulisside taga toimus, jõudis Valgevene arusaamisele, et Ukraina keskmaa droonide kasvav oht on liiga suur ning järeldas, et sõjalise rünnaku tõenäosus Valgevene vastu on liiga kõrge. Huvitav on siin see, et Lukašenka suutis ilmselt Putinit veenda sellega nõustuma. Veel mõni päev tagasi polnud selge, kas Kreml surub oma liitriigi partnerit jõuga, et sundida Ukrainat kas tegutsema või vait jääma. Üks tõlgendus siin on see, et Venemaal pole lihtsalt Valgevene suhtes piisavalt läbirääkimisjõudu, et oma eelistatud poliitikat peale suruda. Samuti on võimalik, et Kreml on mures Minski valitsuse stabiilsuse pärast ning igasugune täiendav ebastabiilsus, mida Ukraina rünnakud võiksid põhjustada, ei olnud kummagi liitriigi poole huvides. Kindlasti on skeptitsismi selle suhtes, kas Valgevene ja Venemaa kavatsevad pikaajaliselt jätkuvalt nõuetele vastata. See on tõepoolest Valgevene opositsiooni tõlgendus, kes avaldas samal ajal raporti, et Lukašenka valmistub sõtta astuma. Olgu selge, see võib tõepoolest nii olla.
kuigi olgu öeldud, Kreml eitab, et Valgevenele avaldatakse mingit survet osalemiseks. Aga me peame siin ettevaatlikud olema, sest opositsioonil on stiimulid panna valitsus paistma täiesti ebamõistlikuna, mitte lihtsalt enamasti ebamõistlikuna. Kõik, mida raport ise näitab, on see, et Valgevene on suurendanud kaitsekulutusi ja sõdurite värbamist, mis ei ole üllatavad sammud, kui sinu piiril käib suur sõda. Ja Ukraina näitas mitte väga ammu, et tal on võimekus tungida Kurskisse. Siin ei ole midagi, mis oleks kohe juhtumas, nagu see, mille pärast Bideni administratsioon enne sissetungi algust häirekella lõi. Nii et see on taas võimalik murekoht, kuid raport ei ole midagi, mis peaks sinu arvamust oluliselt mõjutama. Tagasi kordajate juurde. Ma mainisin hetk tagasi, et droonirünnakute järsk langus läbi selle põhjakoridori ei kesta kaua. Las ma selgitan laias laastus, mida ma mõtlen. Oletame, et kordajad lihtsalt lülitatakse välja. Vahetu mõju on praegu see, et põhjasuunaline rünnakutee muutus Venemaa jaoks märgatavalt raskemini läbitavaks. Okei. Kui mõelda sellele, kuidas Ukraina oleks pidanud oma kaitset eelnevalt jaotama, siis eesmärk on tasandada haavatavus kõigil rindel, et Venemaa ei saaks ära kasutada mingit konkreetset nõrkust. Seega, kui Ukraina kaitse jääb samaks ja äkitselt muutub üks kindel tee raskemini läbitavaks, siis Venemaa reageerib olukorrale lihtsalt sellega, et suuneb oma rünnakud mujale. See omakorda muudab kõik Ukraina põhjaosas olevad kaitsed ebaoluliseks. Mitte selles mõttes, et need oleksid hävitatud, vaid pigem selles mõttes, et neid tegelikult ei kasutata. Seetõttu tuleb osa neist kaitsetest suunata ümber teistele rünnakusuundadele, et olukord taas tasakaalustada. Seega on pikaajaline tasakaalustatud mõju see, et Ukraina tunneb kergendust ka kõikjal mujal ning Kiiev tunneb sama suurt kergendust kui need kohad. Seetõttu, kui sa elad Kiievis, hinga natuke kergemalt. Aga ära usu, et nüüd saab kõik järsku lihtsaks. Sellest vestlusest, nii üldmeedias kui ka minu enda omasseni, puudub see, kuidas Valgevene ja Venemaa koostöö sõltub sellest, mida Ukraina järgmisena teeb. Ja see sõltub samuti sellest, mis täpne seis on kordajatega. Lihtsam olukord on siis, kui kordajad on lahti võetud. Siis saab Ukraina tõenäoliselt ka märgata, kui Venemaa üritab neid uuesti üles ehitada. Kui see on nii, võib Ukraina oma uut kaitsehoiakut kujundades neid enam-vähem eirata. Lihtsalt tuleb olla teadlik, et võib olla vaja kiireid muudatusi, kui luure tuvastab, et Venemaa taastab kordajad. Raskem olukord on siis, kui Valgevene lülitas need, sõna otseses mõttes, välja lülitades, välja. Siis on Venemaal järgmise rünnaku planeerimisel laias laastus 3 võimalust. Esiteks, rünnata kusagil mujal. Teiseks, rünnata põhjamarsruuti ilma kordajateta. Ja kolmandaks, rünnata põhjamarsruuti, kui kordajad on taas sisse lülitatud. Kolmanda variandi puhul on heidutuseks see, et Venemaa peab maksma mingit hinda, kui ta sellega Valgevenet ärritab. On võimalik, et Valgevene ärritamine ei oleks seda väärt, sõltumata Ukraina pealetungi jaotusest. Parem on rünnata põhjasuunal ilma kordajateta, kui see on suund, kuhu Venemaa tahab liikuda. Sel juhul taandub dilemma taas tavapärasele kaitsejaotuse probleemile. Arvutada, kas see tõesti nii on, ei ole sugugi lihtne ülesanne. Kellelgi meist siinpool sõjaodu ei ole sellest head ülevaadet ja olen kindel, et see on praegu Ukrainas arutluse all olev teema. Vastupidiselt, kui Venemaa kaaluks ründamist põhjasuunal, siis Ukraina peab intuitiivselt selles piirkonnas rohkem kaitset hoidma kui eelmisel juhul. Siiski peaks Ukraina sellele piirkonnale vähem jõupingutusi suunama, mida kulukam on Venemaal Valgevenet vihastada. See on sellepärast, et Venemaale tunduvad teised sihtmärgid suhteliselt atraktiivsemad, mistõttu peab Ukraina neid piirkondi rohkem kaitsma. Kus me lõpuks rünnakut näeme ja kas kordajad jäävad lõpuks vaikseks, sõltub sellest, kas põhjaala on antud ööl eriti haavatav. Ilmselgelt on see teine juhtum Ukraina jaoks halvem, sest nüüd peab ta arvestama võimalusega, et Venemaa võib kasutada tugevamat ründevõimet. Ja see viib meid tänase viimase punktini. Draama kordajatega ei ole veel läbi. Selguse huvides ma ei räägi ainult sellest, kuidas Ukraina võib oma kaitset ümber paigutada nii, et Venemaa võib soovida need taas sisse lülitada, kuigi see tekitaks tõepoolest veelgi rohkem draamat. Pigem seisneb probleem selles, et Ukraina ei pruugi praegust olukorda ikkagi aktsepteerida, kui kordajad on tõepoolest välja lülitatud, mitte hävitatud. Meeles, et Volodõmõr Zelenski esialgne avaldus selle teema kohta oli üsna ettevaatlik.
nii et ma kahtlustan, et see on praegu strateegiaruumis arutluse all olev teema. sama kehtib ka luureinimeste kohta. Et teemast ette jõuda, mõtle, kui suur on erinevus Kiievi jaoks tulemuste kvaliteedis, kui nad teavad, et kordajad on kadunud, võrreldes olukorraga, kus nad teavad Venemaad ausana hoidma ega saa lihtsalt kordajaid uuesti sisse lülitada. Noh, siin on veel üks võimalus. Ukraina võiks võtta Venemaalt võimaluse lülitit ümber pöörata, hävitades lihtsalt kordajatega seotud infrastruktuuri. Sellise tegutsemise hind on see, et see nõuab Valgevene territooriumi ründamist, mis tekitab muret, et Lukašenka võib sellele vastata, suurendades oma toetust Venemaale. Võite näha, kuidas seda esitletakse. Valgevene käitus mõistlikult, kuulas Ukraina muret ja veenis Moskvat need välja lülitama. Ometi otsustas Kiiev ikkagi rünnata ja pane tähele, et rünnakud olid Valgevene mobiilimastide pihta, mida võidi kasutada ka tsiviilinfrastruktuurina. Nii et hoolimata Minski parimatest pingutustest sõjast eemale hoida, pole Kiiev jätnud oma naabrile muud valikut. Muidugi on see vaid üks võimalik suund, kuhu see võib areneda. Alles mõned päevad tagasi arutasime võimalust, et Lukašenka on olukorra pärast palju rohkem mures ega tahaks vastu võidelda, kui Ukraina piiraks oma rünnakud ainult sõjaliste sihtmärkidega. Te mäletate, et Zelenski ähvardas samuti rünnata Valgevene rafineerimistehaseid, mis näib praegu olevat tagaplaanile jäänud. Kui see nii on, siis sundkampaania on võrreldes eelmise nädalaga vaid veidi muutunud. Tõenäoliselt esitab Ukraina Valgevenele veel ühe ähvarduse, korrates, et kordajad tuleb eemaldada, mitte lihtsalt välja lülitada. Seejärel peab Valgevene tegema saatusliku otsuse. Ainus erinevus on see, et nüüd teame, et Lukašenka oli valmis praegust olukorda kompromissina välja pakkuma. Juhul kui see polnud juba niigi täiesti selge, siis kogu see sõda on täielik segadus ja ei paista, et see niipea paremaks läheks. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Valgeveen andis järele, võttes Vene droone juhivad kordajajaamad võrguühendusest maha. Kiievi elanikud tundsid kohe leevendust droonirünnakutest, kuigi pikaajaliselt tähendab see Kiievile väiksemat leevendust, kuid kasu saavad kõik piirkonnad, mis võivad rünnaku alla sattuda. Kas Valgevene ja Venemaa peavad vaikivast kokkuleppest kinni, sõltub sellest, kuidas Ukraina oma kaitset täpselt ümber korraldab, mis on samuti Ukrainale keeruline otsus. Siiski on olemas ka alternatiiv. Ukraina ründab kordajaid ikkagi. Aga kas see juhtub, sõltub juba järgmisest läbirääkimiste voorust. Vahepeal jääb see järgmise läbirääkimiste vooru otsustada. Tundub nagu midagi, mis võiks esineda igas peatükis ühes neist kahest suurepärasest raamatust sõja alguse kohta. Lisateabe saamiseks nende kohta vaata video kirjeldust. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Hoia end!